Mikrobiomi analüüs siis annab ülevaate erinevatest mikrobiomi parameetritest, kirjeldab selgelt lahti, miks üks või teine bakter on oluline või miks üks või teine parameeter on oluline. Ning sinna juurde ka anname toitumise elustiili soovitused selleks, et aidata inimesel neid tulemusi interpreteerida. Ning ka juures on näidismenüü, et oleks siis lihtsam enda toidulauda kohandada. Ning seda mikrobiomi analüüsi soovitame eelkõige just tõsisemate haiguste ennetamiseks, sest et meie mikrobiomi kooslus on väga tihedalt kogu organismiga seotud ja kui me näeme, et mikrobiomi koosluse on tasakaalust väljas, siis on lihtsam seda on lihtne toitumisega tasakaalu viia, enne kui siis tekivad päriselt tõsisemad haigused, mida on juba oluliselt raskem ravida. Muidugi on soovituslik teha mikrobiomi analüüsi, kui on juba välja kujunenud seedeprobleemid või kaaluprobleemid, et siis näha, mis mikrobiomis tasakaalust väljas on ning kui jälgitakse eridieeti või on läbitud antibiootikumi kuur, et siis näha, kas mikrobiomi kooslus on tasakaalus või siis on vaja teha muutusi oma toitumises.